jube kihvt tunne on see, kui sa satud nagu tõeliselt nagu peastaapi. Sa tuled sinna, kus tehakse otsuseid ja sa saad ise mõjutada, et see lööb adreka üles. Seda ma julgen igaühele lubada, kes tahab proovida või kes mõtleb, et kas võiks kohtusüsteemis katsetada. Et sa saad nagu võrdne võrdsega rääkida, saad oma seisukohta avaldada ja kui sa seda hästi põhjendad, siis võibki nii olla, et juuratudeng see või teine omab oma väikest karvast kätt mingisuguses lahendis, mis kujundab meie õiguspraktikat hiljem. Sul ongi see päris case ees, sa pead päriselt leidma üles need õiguslikud keerulised punktid, mis tuleb lahendada ja sa peadki päriselt kirjutama otsuse projekti. Ja ka see ka, kui lõplikus otsuses vaatad, loed, et on mõni lause sees, mis on sinu kirjutatud Riigikohtu otsusest, see on päris uhke tunne. Põnev on näha, kuidas see asi seestpoolt toimib, sest see on köögipool, et kuidas see nagu toimib. Ja ega teist korda seda võimalust ei pruugi tulla elus. See, milliseid kaasusid suudab elu välja mõelda, sünnitada, see on ikka täiesti uskumatu ja teinekord loed mõnda kohtuasja, ei suuda ise ka ikkagi uskuda seda, et taoline juhtum tõesti on aset leidnud. Nende kaasuste erinevus ja mitmepalgelisus, ma arvan, ongi see, mis teeb kohtuniku töö huvitavaks. Igav ei hakka kindlasti mitte. Seda ma võin täiesti kinnitada, et igav ei hakka.